taas kord on siis meil aeg matemaatikaks. Seekord meil oli natukene põnevam ülesanne ja eelmisest ülesandest ma muutsin selle minu käekirja valemi ka selliseks natukene kenamaks, et ma loodan, et tuleb kasuks. Vaatame, mis meil siis siin on. Meil on vaja leida aritmeetiline jada, ehk siis kui keegi palub meilt leida aritmeetilist jada, see tähendab, et me paneksime kirja vähemalt jada 3 liiget, on ju, 1, 2, 3. Okei, me teame sellist asja, et 3 esimese liikme summa on 15 ja korrutis on 80. Selles ülesandes, mis kindlasti tuleb selline ülesanne töös ka, võtmesõna on see, et me saaksime aru sellest lausest. Nii. Me teame, et 3 esimese liikme summa on 15. No, 3 esimese liikme summa. Ehk siis, sisuliselt me võime kirjutada S3, aga kirjutame natukene teistmoodi. Sest kui me kirjutame lihtsalt nagu S3 võrdub 15, siis me ei tea, kuidas me seda järgmist kirjutame. Ja selle jaoks kirjutame ta lahti natukene. Mida tähendab 3 esimese liikme summa? No loomulikult tema tähendab ju sellist asja ju, et me võtame jada esimese liikme ehk A1, no liidame sellele juurde jada teise liikme ehk A2, liidame juurde viimase liikme, A3. Ja nende summa on siis 15 ning korrutis loomulikult on A1 korda A2 korda A3 ja see on siis 80. Nii. Mis see meile annab? No hetkel ta ei anna mitte midagi, kuna siin on väga palju erinevaid tundmatuid. Me tahame, et meil oleks, 1, äärmisel juhul 2. Sest kui meil on 2 tundmatut, siis me teame ühte sellist moodust, kuidas 2 tundmatuga süsteemi lahendada, võrrandisüsteemi siis. Aga selle jaoks me peame natukene mudima. No vaatame taas kord seda valemit siin. Me teame, et A1 on lihtsalt A1, aga kasutame seda valemit, mis meil siin on. Kirjutame A2 lahti, kasutades seda valemit. Ma kirjutan kuhugi siia. A2, mis ta siis võrdub? No, meil on loomulikult on ju A1 pluss palju. Lihtsalt D on ju. Sest kui meie n on 2, siis n miinus 1 on loomulikult 1. 1 korda D on lihtsalt D. Niimoodi me võime ümber kirjutada A2. Kasutame sama loogikat ja kirjutame ümber jada 3. liikme. No, mis meil siis siin on? See on ju võrdne sellise asjaga nagu A1 pluss mitu D, 2 D loomulikult. On ju. Sest kui meie n on 3, siis 3 miinus 1 on 2, 2 korda D on 2 D. Aga näete, nüüd meil siin on selline asi. Kui meie asendame A2 sellega ja A3 sellega, vaatame, mis meil juhtub. No teemegi seda. A1 jääb lihtsalt A9 on ju, A1 pluss siis palju. No tema on siis, kuna me kirjutame nüüd selle A2 asemele selle moodustise, siis tuleb ju A1 pluss D. No, vaatame, me kirjutame A3 asemele ka midagi. No, A3 asemele tuleb see asi siin. Ehk siis A1 pluss 2 D-d. Ja see on siis võrdne 15-ga, on ju. No, kasutame seda sama loogikat selle alumise peal ja vaatame, mis me saame. Meil on siin, on ju, A1 pluss A1. Ei, mitte pluss. Meil on korda. Nii, A1 korda. Ja kuna tegemist on korrutisega, siis terve see elukas, terve see A2 läheb loomulikult sulgudesse. Et kindlasti ei ole ilma sulgudeta. Muidu kui te korrutaksite ainult seda A1. Aga peate terve selle eluga korrutama. Ehk siis A1 pluss D
läheb sulgudesse. Nii. Ja no siis on korda, on ju. Mis asi? See lukkas sulgudes. A3 ikkagi ju. Nii, korda. Ja jälle loomulikult sulgudes. A1 pluss 2 D-d. Nii. Ja see on siis võrdne 80-ga. Nagu näete. Ma loodan, et te märkasite midagi huvitavat. No teeme siia ka selle süsteemi ette. Ma loodan, et te märkasite midagi huvitavat. Ja mida ma selle all mõtlen, on selline asi, et nüüd meil ei ole üleval 3 erinevat muutuvat, A1, A2, A3. Nüüd meil on, näete, meil on siin A1, A1, A1 ja meil on siin D ja D. Meil on ainult 2 erinevat muutujat ja 2 erineva muutujaga võrrandi lahendamiseks ongi loodud meil see võrrandisüsteem. Ehk siis kirjutame selle ühe korra veel ümber, et koondame selle jama siin kokku, on ju. No mitu A1 me saame? Me saame 1, 2, 3 A1 ja D pluss 2D on 3D. Ehk siis meie saame kenasti 3 A1 pluss 3D. Nii, pluss 3D on võrdne 15-ga. Ja no teoorias me võime siit need sulud lahti ka teha, aga las ta olla praegu. Las see alumine osa täitsa olla, mis tähendab, et ma likvideerin selle ülemise osa ja pistame selle alumise lihtsalt sinna asemele. Nii. Seda ülemist kohta me saame natukene lihtsamaks veel teha, on ju. Me näeme, et me saame terve selle moodustise jagada millega läbi? 3-ga, on ju. Jagame kõik 3-ga läbi, mis me siis saame? 3A1 muutub A1, 3D muutub lihtsalt D-ks ja 15 muutub 5-ks. No vot. Nüüd see ülemine osa näeb veel ilusam välja. Ja nüüd tegelikult teil ongi võimalik seda võrrandisüsteemi ära lahendada. Kes tahab, võib jällegi pausile panna, proovige ise ära lahendada. Võrrandisüsteemi lahendamise meil oli 2 võtet. Meil oli asendusvõte ja meil oli liitmisvõte. No liitmisvõtte jaoks te teete siia plussi, on ju, hakkate liitma, aga enne kui te hakkate liitma, te peate vaatama, et te liidate õiged asjad kokku. Selle võrrandisüsteemi lahendamiseks ma soovitan kasutada asendusvõtet. Ehk siis kuidas see käis, kes ei mäleta, ma tuletan meelde. Kirjutame selle ülemise moodustise natukene teistmoodi välja. Me kirjutame niimoodi, et me avaldame ühe nendest muutujatest. Vahet pole, kas teie avaldate praegu selle D või teie avaldate A1. Mina tahan avaldada A1, ehk siis mina kirjutangi siia sellise asja nagu A1 võrdub. Ja millega ta võrdub, on ju, ta võrdub lihtsalt sellega, et ma jätan selle A1 ühele poole võrdusmärki ja selle D viid teisele poole. Ehk siis millega ta võrdub. Loomulikult tema võrdub ju 5 miinus D-ga. 5 jääb ikka 5-ks, D läheb teisele poole ning muutub miinus D-ks. 5 miinus D. Nüüd, kuna mina tean, et D on võrdne, või tähendab A1 on võrdne sellise asjaga siin, siis see tähendab seda, et ma võingi lihtsalt igal pool, kus A1 on, et siin ja siin ja siin, sinna asemele ma lihtsalt kirjutangi selle. Ja täpselt seda meie nüüd teemegi. Ma viin selle kuhugi siia. No, kirjutamegi nüüd selle alumise rea ümber niimoodi, et igal pool, kus A1 on, sinna asemele paneme 5 miinus D. Ehk siis, no mis me saame? Meie saame sellise asja nagu 5 miinus D. Nii, ja see on siis korda 5 miinus D pluss D. Pluss D, see on see.
ja see on siis korda. Siia vahele me ei pea panema korrutusmärke, nagu siin on, sest kui meil on lihtsalt sulud üksteise kõrval, siis matemaatikud eeldavad, et siin vahel on korrutusmärgid. Aga siia me peaksime panema sulud, sest see korrektne oleks, et terve see liige on korrutatud sellega. Nii, ja vaatame edasi. Siin on meil selline asi nagu A1 asemele paneme taas kord 5 miinus D ja pluss 2 D-d. Pluss 2 D-d. Ja tema on võrdne siis 80-ga. Okei. Hakkame nüüd natukene lihtsustama. No kõige esimese asjana me näeme, et need asjad taanduvad ära, on ju. Miinus D ja pluss D tähendab, et meil on lihtsalt 5, on ju. Lihtsalt 5 korda. Mis meil siin juhtub? Siin juhtub selline asi, et miinus D ja pluss 2 D annab loomulikult meile lihtsalt pluss 1 D. Ehk siis siin on meil lihtsalt pluss D. Kui me kirjutame seal natukene ilusamini, mis me siis saame? No me saame sellise asja nagu 5 miinus D korda 5 korda 5 pluss D. Ja no teeme nüüd sellist asja, et kuna pole vahet, mis järjekorras me korrutame tegureid, siis me võime teha ka sellist asja, et võtame 5 siit vahelt ära, paneme ta näiteks siia ette hoopis. No ja võrdub loomulikult 80. Et ma loodan, et mis te märkasite, et mis siin juhtus, on see, et te näete hetkel mingisugust valemit. Et noh, missugust toredat valemit teie siin näete. See on ju mingisugune ruutvõrrand, on ju? Ehk siis, missugune kena ruutvõrrand meil ta siin on? No, koondame selle kokku, on ju. Selle eluka siin. Mis võrrand meil on? No, meil on loomulikult selline valem, on ju, nagu A miinus B sulgudes korda A pluss B. Ja millega ta siis võrdne oli? Loomulikult, tema on ju meil võrdne sellise elukaga nagu A ruudus miinus B ruudus. Mis tähendab seda, et meie võime seda oranži valemit siin rakendada sellise asja peal. Ja mis meil siis tuleb? Meil tuleb loomulikult on ju 5 korda, mis asi? 25 miinus D ruudus. Nii, ja see on võrdne siis on ju 80-ga. Ja te märkasite vist, et ma pole nagu neid sulge siin lahti teinud. Ja see on väga tahtlik, sellepärast, et me ei peagi neid avama. Tegelikult me saame sellest 5 lahti. Vaadake. Kasutame taaskord sellist võrrandi põhiomadust, et paneme siia selle posti ja jagame mõlemad võrrandi pooled, ehk siis võrdusmärgist vasaku ja võrdusmärgist parema poole, jagame läbi millega? 5-ga. Miks 5-ga? Sellepärast, et siis me saame selle 5 siit ära kaotada. No, 5 korda 25 minus D ruut jagatud 5-ga loomulikult on lihtsalt see, et me võtame selle 5 siit eest ära. Aga 80 jagatud 5-ga, no, see on mingisugune kena arv, on ju. Aga ta jagub 5-ga, kuna ta lõpeb 0-ga, on ju. 80 jagatud 5-ga on 16. Nii, võrdub 16. Mis tähendab seda, et nüüd meil on palju kenam võrrand siin. Ja te näete, et see on ruutvõrrand, on ju. No, selle lahendamiseks loomulikult, mis me teeme? Viime 16 siia poole. No ja mis me siis saame? 25 miinus 16. See annab meile 9. Ehk siis, mis asi meil tuleb siin? Või tegelikult teeme
Davai, teeme nii, nagu ma rääkisin. Ehk siis, mis meil siin on? Meil on siin selline asi ainu nagu 9 miinus t ruut võrdub 0. No viime selle 9 tagasi siia. Tegelikult oleks võinud kohe selle arvu viia, aga lasta olla. Kui me viime 9 teisele poole, siis mis meie saame? Meie saame miinus t võrdub loomulikult miinus 9. Kui me jagame mõlemad miinus 1 läbi, siis meie saame, et t võrdub 9. Nii. Ja kui t ruut võrdub 9 ja kui t ruudus on võrdne siis sellise asjaga nagu 9, siis mis meie saame enda lahenditeks? No, loomulikult meie t1 on siis 3 ja t2 on meil miinus 3. Nii. Meil on siin 2 lahendit selles suhtes. Et seda te peate arvestama, et mõnikord, kui teil tuleb ruutvõrrand, siis teil ongi mitu lahendit. Teil on 2 potentsiaalset jada, mis võib siit tulla. Nii. Aga kui teil on t on olemas, siis mida me teeme sellega? No, võtame selle t, pistame siia sisse. Ja sellest me saame A1. No ja tegelikult me saame nii-öelda A1 2-ga, sest meil on 2 potentsiaalset lahendit. Aga vaatame. No, kui meie t on t1, mis meil siis tuleb? Meil tuleb selline asi, et no A1 paneme A1 pluss 3 on võrdne 5-ga. Mis tähendab, et viime selle 3 teisele poole ja saame sellise asja, et no 5 miinus 3 on 2. A1 on võrdne siis 2-ga. Ja no ma kirjutan siia juurde siis sellega. Ehk siis A1 on 2 ja t1 on 3. No, vaatame, mis siis juhtub, kui me topime siia sisse hoopis t2. No, mis me siis saame? No, siis me saame sellise asja, et A1, 2. Te ei pea nii tobedalt kasutama seda nimetust, nagu mina tegin, aga selles suhtes ta toimib. Sest on ikkagi esimene liige. Esimene liige ja teine esimene liige, sest meil on 2 potentsiaalsed jada. No, mis siis juhtub? Pluss, mis asi? Pluss miinus 3 ja on võrdne 5-ga. Kuna meil on pluss ja miinus, siis loomulikult siin jääb miinus ja kui me viime miinus 3 teisele poole, siis saame võrduv 8. Mis tähendab seda, et juhul kui meie jada vahe on miinus 3, siis jada esimene liige on 8. Kui jada vahe on 3, siis jada esimene liige on 2. Ja see tähendab nüüd seda, et meil on kõik arvutused tehtud, mis meil vaja teha on, mis tähendab seda, et nüüd on selline õige aeg kõik asjad kinni panna. Sest lõpuks, mida meilt küsiti? Meilt küsiti sellist asja, et leia aritmeetiline jada. No, ja paneme kirja selle. Ja kuidas me seda teeme? Ehk siis, selle esimese jada jaoks me paneksimegi kirja vähemalt 3 liiget, on ju. No, esimene liige on meil 2, mis meil järgmine on? Kuna meie vahe on 3, siis see tähendab, et iga järgnev liige läheb 3 võrra suuremaks. 2 pluss 3 on 5, pluss 3 on 8, kes tahab või edasi ka minna, 11 ja nii edasi. See siin on vastus. Jada on esitatud, võime mingi V-tähega ette panna, Okei. Aga meil on 2 potentsiaalset jada, sest teise jadaga, esimene liige on 8.
ja siis iga järgnev läheb 3 võrra väiksemaks, ehk siis 5, ehk siis 2, ehk siis -1 ja nii edasi. Nii. Ja nagu te näete, on ju, selles suhtes 3 esimese liikme summa, 2, 5 ja 8. No, see on 15. Nende korrutis on 80. Vahet pole, mis järjekorras te liidate või korrutate. Sellepärast meil ongi 2 potentsiaalset jada. Need inimesed, kelle jaoks see ülesanne tundus natukene raskem, harjutusülesannetes ma annan teile veel sarnast ülesannet, kus te saate harjutada. Ma soovitan kindlasti proovige see enda peaga läbi teha ilma minu abita, ehk proovid näiteks kas või täiesti nullist teha, et te saaksite selle tehnika kätte, sest sellist tüüpi ülesannet kindlasti tuleb teil töös ja edaspidi kuskil eksamise värki ka. Et kohtume viimases ülesandes.